No nii, tervetuloa! Matkustamme Suomen kilpailemaan ja toivomme, että kaikki on mukana ja kaikki menee hyvin. Nojah, et siis Challenge Turku, siit me tuleme. mina võistlen, Kristo on support tiim ja seal on siis ees ootamas mind poolpikk triatlon. Täna on teisipäev, 25. juuli ja võistlus toimub pühapäeval, 30. juulil. Ja praegu oleme siin sadamas. Laev jõudis just ette. Nii et varsti saame laeva, saame süüa ja siis ootab mu vanaema meid seal. Et kes siis veel ei teadnud, sest mu vanaema elab Soomes ja saab reisi ühendada ka talle küllaminekuga. Vaat nii. Vaatame siis, mida vlogime ja näitame paari trenni ja siis juba tuleb võistluspäev. Võistlus, jah. Pidupäev. Äh, 500 ei jäänud. Ai, tegelikult nali täis 3,8. Tund 5. 26. Ülikõva. Sellega võikski Ironman jõuda. Vesi on soe? Vesi on soe? 22. Ossa. Midagi peale. Palju õnne! Aitäh! Jah, jõudu, jaksu ja töötahet! Hästi, aitäh! Kus sünnipäev möödunud on? Hästi! Mis päev täna on nüüd sa? Täna on neljapäev. 27. Hommikul alustasime koogiga ja siis oli tund 40 oli ratast, 2 korda 20 minutit Ironmani pace'i, siis vaatasin, mis vatiga võiks sõita siis. Ja siis tegin niuke 5 minutit jooksu peale, sest põlv on läinud paremaks, aga ikkagist mingi asi seal nagu natuke segab ja häirib. Ja siis läksin Anetega kaasa ujuma. Siis ujusin peaaegu kilomeetri, 950, mingi 15 minutit tuli. Ja siis Anette ütles, et tee ratas korda mul ja... Ei öelnud mu midagi. Ja siis ma tegin ratta korda ja... No lihtsalt me panime mulle uue keti ja kuna see on vahatatud kett, siis sellega tuleb sõita homme. Aga minul ei olnud ärkamiseks kohe tort, mul oli ärkamiseks kohe selline 8-kilomeetrine jooksutrenn ja siis oli puder ja tort. Manna puder. Ise tehtud tort.
no, need ta tegi eile torti. Aga sellest jäi natuke materjali üle ja siis... Tuli 2. Tuli 2. Meil on nüüd teine tort veel. Aga ei, muidu on siin ilmad ilusad ja täna oli jah, see kui ma tegin 2x20, see oli päris hea jalg oli, et see jalg võiks olla ka järgmine laupäev, nii et palun. Aga jah, nüüd me ootame mu vanemaid. Neil läheb veel mingi 40 mints äkki. Nad said esimesena lavalt maha. No siis on hästi. Ehk siis, ja siis tuleb juba pidusöök. Ja saun. Lõpuks ometi. Vaata, ma ei saa aru sellest, mis toimub. Iga kord, kui on pikk trenn, tuleb vihma. Iga kord, kui on üle 3 tunni sõit, on vihm. Ja kas see tõesti peabki nii olema alati või? Et teiseks, Ironmanil iga aasta pikal tulnud vihm. Kas selle pärast on igal pikal trennil vihm sellel aastal, mis mul on? Et järgmine nädal laupäeval saab ka vihma. Nii, täna on reedene päev ja me oleme tulnud jälle ujuma. Kristol on kavas ujumine. Hommikul sõitsime ratast. Mina sõitsin peaaegu tunni ja jooksin peale ja Kristo sõitis 3 tundi. Ja nüüd ta ujub. Aga täna juhtus rattas selline lugu, et sadas kõvasti vihma. Ja ei olnud kõige meeldivam ilm. Et nüüd on selline veidi tõbine tunne, siuke väsimus on peal. Ja... Aga loodame, et läheb üle. Õhtul saab sauna ja Kristo peab veel rattad puhtaks pesema. Ma tulen appi sulle. Siin oli tegelikult kunagi kõrge hüppetorn, kust ma mitmeid hüppeid sooritasin. Hulljulgeid kaskadööri trikke. Aga siis järv müüdi maha mingile eraisikule ja siis torn siin põhimõtteliselt lagunes ja siis eemaldati ja nüüd on siin lihtsalt selline platvorm. Millega sa praegu tegeled siin? Panen vaseliini. Miks sa vaseliini paned? Kaela peale, sellepärast, et kui peaks veidikene hõõruma, et siis nii hullult ei hõõru. Just. Kasutage vaseliini. Topeltkaitse. See klipp on hea. See on reklaamiklipp. Sa oled juba minut aega läinud. Hästi. Seda peabki ju. Kaua mul eile läks. Soendus on kõige olulisem. See on võti. Nii, olgu. Issand jumal, ma nägin endast peeglipildis siit eest. See on kohutav. Olgu. Lollitamise aeg on läbi. Nüüd on beebi aeg on läbi. Nüüd on trenni aeg. See oli küll kõige naiselikum sisseminek, mis ma näinud olen. Nii. Mis oli Jefimova hoia alt?
No nii, kuhu minek? Võistluspaika. Täna on laupäev, 29. juuli ja me jõudsime Turku ja nüüd käisime hotellis ära, kus me ööbime ja täna siis praegu kell on 5 umbes lähme siis võtame asjad numbri mulle välja ja viime rattavahetusalasse ja siis me lähme sööma. No nii, siit on veest välja tulek, niimoodi. Ma praegu ei hakka demonstreerima. Pärast kukun, libisen alla tagasi. Sealt peaks olema vette. Ops, sulla-mulla. Jaga siis YouTuberitele ka oma emotsioone ja oma tundeid. No mis sa narreerid? Sul ei ole midagi narreerida, sa teed oma asja. Ma tean, aga ma ei saa kontrollida. Vaata, õpiks ära selle kontrolli, siis oleks päris hea. Aga mida sa oled praegu siit kõrva taha pannud Eestiga võrreldes? Ma just mõtlen seda, et tehakse sooja. Siin on nagu kõik igas vanuses inimesed juba soojendavad siin tunde enne starti, jooksevad, teevad harjutusi. Soomlased on hullud. Crazy. Noh, kuidas see oli? Hea jahutus oli. Tõmbas närvid maha. Väga hästi! Kevin ütles, et naerata! 1.53.
sekundit on vahe 3. kohaga. Läheb, ilus oled. Hopp, hästi! Tubli ole, Nuia! Siim karjus, et ma karjuks sulle, et Talis tuleb tagant ja Triipassion kirjutas, et jooks on sinu ala. Sa pead panema nüüd. Tubli on ette! Oi jumal, Hulluke oled! jumala auda. Emotsioonid. Jooks läks raskeks. Pärast ratast panin sokki jalga, siis tuli kramp siia. Aga muidu oled võistlusega rahul, isiklik rekord. Jaa, kõik on hästi, rattarada oli kilomeeter pikem. Aga jooks ei lähe mittekist. See näitas, et 20,6. Hästi, Anette, tubli. And first place goes to Estonia. Triipassion Triathlon-klubi Anette Zucker. Anette Zucker 4:35:45. Eli Anette Zucker Eestistä nappasi itselleen challenge kultamitalin. Ajalla 4:35:45. Nii, täna on esmaspäev. Olen koertega jalutamas hommikul ja mõtlesin, et võtan natuke seda eilset võistlust kokku. Ujumine oli super. Ma leidsin kogu aeg kellegi, kelle jalgades ujuda ja pigem olid nad minu jaoks aeglased, ehk siis ma suutsin end pundi keskelt läbi ujuda esimeste meeste jalgadesse ja enda jaoks tegin ikka super ujumise, et tunne oli väga hea vees. Vahetusalad. Esimene vahetusala oli täitsa okei. Rattal väga hästi ennast jällegi ei tundnud, nii nagu ikka mul see hooaeg on olnud. Aga kadents oli väga madal ja vatid ka pigem madalad. Et tegelikult oli ju kiire rada, aga ühtepidi oli tuul enam-vähem nagu küljelt tagant ja teistpidi oli siis veits vastu. Et siuke 37 natuke peale keskmist. Ja juba rattal tundsin, et see koht siit on krampis ja vahetusalas sokki jalga pannas tõmbas jala ikka täiesti krampi. Nii et kulutasin sinna mõned sekundid. Jooksma minnes ei leidnud kuskilt neid jalgu. Et oleksin tahtnud siuke 4:30 miinimum nagu hoida. Või tähendab maksimaalselt, et siuke, et sellest pigem kiiremini. Aga tuli kella järgi 4:39 keskmine, et see on, et oleks võinud paremini. Et jooksuga ei jäänud rahule. Aga samas olen ikkagi võistlusega rahul. Selles mõttes, et vanuseklasside üldkolmas ja enda vanuseklassi esimene päris pika eduga. Uus isiklik rekord 4:35. Nii et asjad liiguvad loodetavasti ikka ainult õiges suunas. Nüüd järgmine video tuleb Kristo kohta. Kristo võistleb laupäeval täispikal Tallinna Ironmanil ja teeb oma esimese täispika, nii et loodame, et seal läheb kõik plaanipäraselt ja hästi. Olgu, tšau!